6. punkt, jällegi hästi popp idee. Siin käib selline pidev vaidlus, et kas säästa või teenida rohkem. Samas tegelikult kogu see diskussioon minu arust on mingil määral jabur, aga las ta olla. Vaatame selle idee uuesti läbi. Ehk siis esiteks peamised argumendid on need, et säästa saab ainult maksimaalselt oma sissetulekut. Ehk siis kui sa täna teenid seda sama keskmist palka, saad 1000 eurot kätte, siis ilmselgelt sa saad säästa maksimaalselt 1000 eurot. Tegelikult ei saa isegi seda säästa nii palju, sest et ilma kuludeta elamine on väga-väga keeruline. Ma ei ütle, et võimatu, aga väga-väga keeruline. Samas tulusid saab kasutada lõputult. Ehk siis sa võid oma selle 1000 palga tõsta, mis iganes miljarditeni. Et kui sa õigeid asju teed ja õnne on ja nii edasi. Et ma olen selle mõlema ideega nõus. Millega ma nõus ei ole, on see või seal vahel. Just, sest et esiteks, kui sul ei ole kulud kontrolli all, siis võib juhtuda selline asi nagu tippsportlasega. Ehk siis tippsportlased teenivad väga kõva raha. Ehk siis kui vaatame NFL-i sportlasi, siis karjäär on keskmiselt 3,3 aastat ja aastapalk on umbes 2,5 miljonit, vaatasin praegu 2016-17 aasta vist oli. Kui korrutad selle 3 läbi, siis üle 8 miljoni teenivad selle 3 aasta jooksul, mis reeglina on rohkem kui keskmine eestlane oma eluea jooksul teenib, eks nad teenivad väga palju, nad on oma tulud kõvasti lakke lükanud ja nii edasi. Mis neil probleem on see, et neil ei ole kulud kontrolli all, nad ei ole õppinud rahaga ringi käima ja juhtub see, et umbes 78% NFL-i mängijatest on 2 aastat peale oma karjääri lõppu, kas tõsistes finantsraskustes või pankrotis. Sa võid hakata mõtlema, et suurendasid rämedalt tulusid, said 8 milli ja 2 aastaga on raha laiaks löödud ja võib-olla isegi pankrot, suured võlad kaelaseks. Et see on see, et kui sul kulud ei ole kontrolli all ja sa ei oska nagu säästa raha. Sama case, vaatame NBA mängijaid, siis 5 aasta jooksul üle poolte neist on pankrotis. Jällegi, täpselt sama olukord. Vaatame teist asja, lotovõitjad. Ja siin ei ole isegi ainult lotovõitjad, vaid siin oli üldistades lotovõitjad, aga siia kuulusid, ma ei tea täpselt, keda nad kõik uurisid, aga siin vähemalt selles näites, mis ma leidsin, olid sees ka sellised ootamatult rikastunud inimesed. Et ma ei tea, mis see ootamatu siin tähendas, kas see olid mingid pärandused või mis iganes muud asjad, aga igal juhul ootamatu rikastumine. Igal juhul suur hulk neist inimestest löövad raha paari aastaga laiaks ja kuskil 1/3 lõpetavad pankrotis. Ja siinkohal me räägime siis lotovõitjatest, kes võitsid suuri summasid, ehk siis vist hakkas sealt vähemalt $100,000, et pigem nagu üles poole sealt. Et kuni 100,000 siis väga suurt mõju vist ei olnud inimeste finantsseisule. Taaskord inimesed leidsid viisi, kuidas oma tulusid hästi kiiresti kasvatada, antud juhul küll läbi joppamise, aga ei osanud kulusid kontrolli all hoida. 3. hea näide, mis ma leidsin, on selline asi nagu Queen of Versailles, on üks äge dokumentaal. Seal nad on, ma ei teagi, kui rikas see pere on, pakuks, et mingi miljardärid, et ikkagi päris suured summad on neil. Olid seal, arendasid mingit, mis iganes 400 miljonist kodu ehitasid omale. Et see annab natukene võib-olla aimu, et mis nende rikkus on või vähemalt oli. Aga see dokumentaal on siis, näitab sellist äget asja, et ta näitab seda, hakkab sellest hetkest peale, kus neil on kõik hästi, nad hakkasid omale uut kodu ehitama. Ma ei teagi, mis 30 magamistuba või ma ei tea, mis seal kõik olid. Korralik selline mõis. Ja siis tuli see majanduskrahh. Ja siis läks nagu kukkus kolinal nende finantsseis, pangad hakkasid mingid võlgud tahtma siis nõuda ja muu jama. Ja siis nägid, kuidas see pere isa põhimõtteliselt tekitas tüli sellest, et lapsed jätsid toas tule põlema. Ehk siis, et elektriarve kasvab. Ehk siis me räägime miljardäridest, kes muretseb elektriarve pärast. Et see nagu näitab jällegi sellist
osaliselt näitab seda, et meil kõigil on samad probleemid, kui raha otsa hakkab saama. Aga teisest küljest seda, et kui sul on hästi palju raha ja sa ei oska sellega ringi käia, siis see ei kaitse sind pankrotistumise eest. Aga mis minu idee siis on see, et ei midagi originaalset, aga lihtsalt see, et säästa ja teenida. Aga esialgu peaks siiski säästma ja just selles kontekstis, mis ma korduvalt maininud olen, et mitte seda, et sa saad senti pooleks, vaid seda, et sa õpid oma kulusid kontrolli all hoidma, et sa ei raiska oma raha mõttetute asjade peale ja sa teed just seda, mida sa teha tahad. Teine asi on see, et teenida rohkem, kui on vajadust. Kuulsin kunagi ühte lugu, kus räägiti mingi multimiljonäriga, ma arvan, et tal oli mingi 100 miljoneid ja siis küsiti ta käest, et mis on sinu number, ehk et mis summad sul nagu vaja oleks, et sa oleksid rahul ja sa enam nagu ei rabeleks. Ja siis ta ütles, et rohkem. Ehk siis sisuliselt ei jõuagi kunagi selleni, kuhu ta jõuda tahab. Ja siis siinkohal on nagu see, minul tuli näiteks meelde see idee või see lugu. Põhimõtteliselt oli selline tore lugu, et mingi pärismaalane kuskil soojal maal vedeles seal kuskil palmi all niimoodi. Ja siis valge mees läänest vaatas, et kuule, et mis sa siin niisama vedeled, vaat sul on nii palju võimalusi ümber, et ma ei tea, korjad siit ümber ringi mingid kookospähkleid või mis banaanid või mis iganes seal olid. Korjaksid neid kokku ja hakkaksid müüma. Siis nagu kohalik seal küsis, et miks, et siis teeniksid nagu uniku raha ja siis aga miks. Ja siis eks ikka selleks, et siis saad palgata teised inimesed, kes korjavad ja müüvad ja saad firma teha ja nii edasi. Ja siis lõppkokkuvõttes siis küsib ikkagi pärismaalane, et aga miks ma seda peaks tegema. Valge mees või see lääneliku mõtteviisiga inimene ütleb, et eks ikka selleks, et siis ühel hetkel sa oled nii rikas, et saad palgata kellegi oma firmat juhtima ja siis võid palmi all vedeleda ja ei pea midagi tegema. Et see mõte nagu iseenesest on hästi selge ja lihtne ja sellise loo kontekstis on meil seda ka hästi lihtne mõista. Aga kui me räägime nagu päriselust, vaatame, mida inimesed teevad, siis tegelikult on väga-väga palju inimesi, kes rabelevad selle nimel, et saada rohkem ja rohkem ja rohkem, aga samas ei tea, miks. Ehk alustame eesmärgist, mida sa saavutada tahad, miks, mida sul selleks vaja on ja siis liigume selles suunas. Ehk siis ei tasu unustada, et iga euro, mis sa kulutad ebavajalikele asjadele, on tegelikult sinu aja raiskamine. Sest et selle euro teenimiseks sa pidid midagi tegema.